Flentsus bränd on alternatiiv ja katsetus traditsioonilisele tavapärasele rõivale ja ehtele. See on selline pikk katsetuste seeria, et kuidas erinevaid materjale taaskasutada, anda neile väärtust juurde ja teha nad väga pikka aega kantavaks. Et näiteks kui ma töötan maha kantud militaartekstiilidega, siis tihtipeale see eesmärk, miks need on maha kantud, ei olegi võib-olla seotud nende tekstiilide omadusega, vaid mingite muude põhjustega. Ja minu jaoks on see põnev väljakutse ja probleem mõelda, et kuidas ma saaks sellele seda väärtust juurde anda ja mingisugust teistsugust visuaali luua. See valikute tegemine ja selline mõjutajate kujunemine on erinevate kokkulangevuste jada, kus mingi osa on sellel, et eks juba tekstiiliõpingute ajal käisin Kopenhaagenis suveülikoolis ja sain nagu oma selle esimese šoki kätte, kus see teadvus, et kui palju meil ikkagi on juba globaalset tekstiiliprobleemi. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas seda saaks lahendada suure tüki kaupa korraga. Ja niimoodi ma jõudsingi nende militaarsete tekstiilideni ja just esimestena ka telkideni, sest need on suured, neid on palju korraga, et see töö neid ümber töödelda on küll väga käsitööline, aga on põnev lahendada seda, et on palju kangast ja teinekord on põnev lahendada seda, et sellest ka suurest kangast jäävad jäägid, et mida nende väikeste tükkidega teha saab. Et läbi aastat on need materjalid saanud päris palju põnevat tagasisidet ja vastukaja ja väga erinevad. Et kuna need materjalid on elanud oma elu enne, käinud metsas, näinud päikest, tuult, vihma, rahet, lund ja kõike, siis need kandmislood on sinna sisse jäänud ja minu arust on need väga ägedad ja kordumatud ja ülipõnevad ja teevad iga toote unikaalseks. Seda avastamisrõõmu teistest on ka väga lahe näha, et milline see nende kogemus on selle kanga ja tootega ja tõesti see vaimustus näiteks Jaapanis klientidega kokku puutudes on veel mingi täiesti omaette kogemus, et kui ootamatu ja põnev see nende jaoks on, sest et saada selline otsene kokkupuude ka tegelikult militaartekstiiliga. Aga nende materjalidega töötamine on ikkagi väga palju see, et tahaks sealt maksimumi saada, et kõike ära kasutada võimalikult palju ja et hästi põnev on olnud näha, kuidas nagu enda mõtteviis ka areneb läbi aastate, et kui ma alguses töötasin nendega, siis võib-olla ei suutnud nii julgelt esile tuua seda kasutamis- ja kujunemislugu ja tahtsin nagu rohkem sinna lisada tikandit juurde, et teha seda asja põnevamaks ja ilusamaks, siis ma arvan, et see on endas ka muutuma hakanud. Ja see teeb ka tegelikult uued tooted natukene teistsuguseks ja see teeb ka seda tootearendusprotsessi, kujundab tegelikult omal viisil, et mõelda ikkagi väga põhjalikult läbi, et kas see toode, see lõige, see mingi läbilõike paigutus, et kas see on ikkagi nagu õige koha peal ja kuidas see selle materjaliga kõige paremini sobib ja suhestub ja lõpuks ka paigutub, sellepärast et see ei ole kangas, mis tuleb rullist 1,5 meetrit lai, et need tükid on päris palju muutuvad vastavalt telgilõigetele või nendele tootelõigetele. Mul on toodete puhul väga oluline, et need oleks kantavad väga pikka aega. Et esimesed telgitooted on 12 aastat vanad ja need siiamaani on ju kasutuses ja rändavad ringi, et see tegelikult väga palju määrab seda, et milline see toode ja see lõige ja istuvus on. Ja teisalt ka ikkagi see mugavuse aspekt ja et seda oleks mugav kanda, et seda oleks mugav kombineerida erinevate kihtidega ja et see ei oleks ainult ühe hooaja toode.
see kõik valmib väga aeglaselt, et see mood ise on aeglane, need on pikka aega kantavad ja tegelikult see tootmisprotsess, et selleks, et kõike ise kanda ja läbi proovida, see nõuab ka sellist kuudepikkust katsetamist ja mõttetööd ja eriti kuna inimesed on liikuvad, kehad on väga liikuvad, et kui nagu võib tunduda, et see disainiprotsess on staatiline ja toimub mannekeeni peal ja kangas püsib paigal, siis tegelikult peakski neid asju ju testima seljas ja liikudes ja arvestama, ma arvan, et igaühe selliseid väikeseid eripärasid, et kuidas on nende kehahoiak või pikkused, laiused ja kuidas mingid asjad ju tegelikult istuvad ja ajas ka kandmisega muutuvad, et seda kõike ühe tervikuna arvesse võtta, et see ongi väga pikk ja aeglane protsess. Minu ehete eripära on kindlasti see algmaterjal, roostevaba terasleht, millest enamus tükid on nii väikesed, et need on tööstuse jaoks jäägid. Ja roostevaba teras ehtena on nii äge materjal kandmise mõttes, hooldamise mõttes ülikasutajasõbralik ja samas disainerina taaskord sellist põnevat väljakutset pakkuv, sest et iga toote puhul ma alustan sellisest siledast paberitükist ja hakkan sinna peale joonistama ja seda voltima ja mõtlema, et kuidas sellest saab kolmemõõtmeline kõrvarangas või sõrmus, et see vormi väljakutse ja mõelda seda läbi, sest need roostevaba kõrvarangad on kõik lõigatud ühes tükis, et kuidas seda ikkagi niimoodi painutada, et seal ei ole mingeid ühenduskohti ja keevitusi, et see ehe siin tekib tervikuna. Tooted valmivad mul kõik Tartus ja mul on ülimalt hea meel, et mul on selline lahe ja osav isa, kes aitab mul neid ehteid teha, mõelda, valmistada, lihvida, et see on täiesti hindamatu abi ja siis, et seda teha koos oma isaga. Väga suur abi ka 2 tublist rätsepast, Reedast ja Annikast, kes mõtlevad kaasa ja oskavad toodet arendada niimoodi, et see saaks kõik kvaliteetne.